Tere päevast! Just oli jutuks meil, et kas kuuleme midagi uut või ma just pidin selle peale ütlema, et ma olen sellel teemal rääkinud nii palju, et ma kardan, ma olen ennast ammendanud. Täna arvutasime siin, võiks öelda, heade sõpradega, kellega oleme korruptsiooniennetuse koolitusi pidanud nii Justiitsministeeriumi kui siis ka korruptsioonivaba Eesti raames, et selliseid ettekandeid olen pidanud kaugelt juba üle 10 aasta. Ja tundub, et ebaõnnestunud sellepärast, et kasu nagu või kuidagi nagu Riigikontrollil töö lõppu küll ei paista. Panin tänasele ettekandele sellise pealkirja ja mõte oli siis, et ta on kahemõtteline. Et see enesekontroll puudutab tõepoolest, nii nagu sissejuhatuses sai öeldud, et kohaliku omavalitsuse enda võimalusi korruptsiooniennetust, siis korruptsiooni ennetamisega tegeleda, ära hoida neid olukordi, millest siin prokuratuur ja politsei rääkis, aga ka tegelikult selle enesekontrolli all ma pean silmas inimeste enda mõtestamist, mida nad teevad, miks nad teevad. Ma tahan alustada tegelikult hoopiski sellest vaatepunktist, et muidugi prokuratuur ja politsei teevad väga head tööd. See on väga tänuväärne töö, mis nad teevad ja see on oluline. Me nägime palju statistikat kuritegude kohta ja siin inimesed koha peal tõid selliseid teravaid märkusi või teravmeelseid või tähelepanelikult vaatasid neid numbreid ja nii edasi. Aga tegelikult kohaliku omavalitsuse toimimise ja ka riigi toimimise mõttes ei ole nendel tulpadel mingisugust tähtsust. Ei ole sellepärast, et see joone tõmbamine kuriteo ja väärteo vahele tegelikult on ainult üks kokkulepe. Samamoodi on piiri tõmbamine, mis on üldse väärtegu ja mis ei ole karistatav, on samamoodi tegelikult ebaoluline sellest vaatest, et inimesed saaksid oma riiki usaldada, et inimesed saaksid usaldada kohalikku omavalitsust, mille elanikud nad on, kuhu läheb nende maksuraha, kust nad ootavad vastu meeldivat elukeskkonda, sellist head kohta, kus oma lapsi kasvatada, tööd teha, et tegelikult nendel joontel, millal ebaeetiline käitumine saab külge väärteosildi või ebaeetiline käitumine muutub kuriteoks, sellel ju tegelikult ei ole tähtsust. Siin saalis ju ei ole ju neid inimesi, kes kuidagi arvaksid, et kui me nüüd väga täpselt ja teoreetiliselt teeme endale selgeks, et mismoodi paberid vormistada või mismoodi siis täpselt mingeid menetlusi teha ja sellisel juhul siis me ei pane toime kuritegu, et tegelikult see ei ole peamine. Et selles mõttes ma tahaksin rääkida nagu inimeste nagu sissevaatest iseendasse rohkem. Riigi peaprokurör Lavly Perling võttis ära minu selle peamise mõtte, mida ma tahtsin sissejuhatuseks tegelikult öelda ja see puudutab just omavalitsusjuhte. Et tegelikult siin täna omavalitsustest neid inimesi, kellele võiks minu jutt olla suunatud, on väga vähe, sellepärast ma palun teil, kes te olete tulnud ja olete seotud omavalitsustega, tegelikult mõjutada oma juhte, kes sellistel koolitustel ei käi, kes sellistest vestlustest osa ei võta. Minu ettekande sisu on lihtsalt mõned üksikud näited, mille pinnalt ma toon teieni Riigikontrolli kogemuse ja Riigikontrolli vaate sellele teemale. Miks sellega peaks tegelema? Tüüpiline olukord. Riigikontroll on teinud auditi kohalikus omavalitsuses ja leidnud, et see on lihtsalt üks näide, et asutused, ettevõtted omavalitsuses ei ole siis ametiisikute tegevust kontrollinud, ei ole korralikku sisekontrollisüsteemi loodud, on siis omavalitsused suures osas jätnud siis oma sisemised kontrollid
välja töötamata. Riigikontroll tavaliselt ka niimoodi töötab, et enamasti ju ikka leitakse mingisuguseid rikkumisi, et ega siis selliseid nii inimesi kui asutusi, kus kõik oleks korras, no ei saagi olla, et see on selles mõttes loomulik. Mis tekitab või mis tunde see tekitab kohalikus omavalitsuses või kohaliku omavalitsuse juhis, eks ju, tal on ebamugav, ta tunnetab seda, et ta peab hakkama kriitikale vastama, kirjutama Riigikontrollile, noh siis ma ei ütle mitte kahetseva kirja, aga kirja, kus ta peab siis näitama, mismoodi ta olukorda tahab parandada. Meedia saab teada, Riigikontrolli auditid on kõik avalikud, meedia saab teada, igatahes on mainekahju, ebameeldiv tunne. Küsimus on selles, et kui seda teemat on nii pikalt erinevates vormides käsitletud, siis miks üldse korruptsiooni vaatest või miks eetika rikkumise vaatest selliseid olukordi juhtub, et kuidas võiks siis tegelikult käituda omavalitsusjuht või kellele siis nagu suunata pilgud. Ütlemine on selline, et kala mädaneb peast ja ma olen siin Lavly Perlinguga täiesti ühel meelel, et sul ei pruugi olla mitte mingisuguseid protseduure kirja pandud, mitte mingisuguseid kordasid välja töötatud, aga kui vallavanem, volikogu esimees, volikogu liikmed peavad läbipaistvat ja ausat valitsemist kohalikul tasandil väga oluliseks, siis tegelikult see määrabki selle omavalitsuse ka korruptsiooni taseme või selle, et kas on võimalik libastuda. Mida võiks ette võtta, et selliseid ebameeldivaid olukordi ära hoida? Ka jälle kohaliku omavalitsuse auditeerimise kogemuse pinnalt mulle tuli see päeva esimene pool väga tuttav ette. Sellised huvitavad ja innustavad arutelud korruptsiooni olemuse üle, filosofeerimine ja nii edasi, siis kui veel vaadata kuritegude statistikat, siis tegelikult inimestele jääb tunne, et selline huvitav loom, kauge, aga põnev, meid see ei puuduta. Konkreetselt ka Riigikontrolli tehtud audititest on siis sellist suhtumist olnud, et oi, kui põnev, tulite meid auditeerima, vaatate korruptsiooni teemat, aga et miks te siia tulite, et meil korruptsiooni ei esine. Aga kui küsida, et no, kuidas te koolidirektorit valisite või mismoodi toetusi määratakse või siis see kõik on ju sõprade vahel. See ei ole korruptsioon. Et selles mõttes on see teadvustamine, et tegemist ei ole mingi kauge ja põneva teemaga, et see on oluline. Täna on nii palju materjali ja ka selliseid kogemusi omavalitsustel, et väga sageli, ma ütleksin enamus kordi, tegelikult kellelgi ikka tuleb see tunnetus, et eksiti. Mida siis teha, kui eksiti? Ei ole mõistlik jääda ootama, et oponendid kirjutavad ajalehte või et keegi kaebab kuhugi. Riigikontrollile näiteks kaevatakse päris palju selliste juhtumite üle. Paranda ise viga ära. Isegi siis, kui on piinlik minna volikogu ette ja öelda, et me tegime midagi valesti, teeme uuesti, tunnistame kehtetuks eelmise otsuse, teeme seda uuesti, siis praegusest ajast, mõne nädala tagusest ajast, aastavahetusest tuleb mul ikka ja jälle selliseid juhtumeid ette omaenda töös, kus ma näen, et sellest veast saadakse aru, aga ei juleta või ei osata seda ise parandada, et oodatakse, et kas tuleb keegi kontrollima või ei tule kontrollima, kas jõuab politseisse teave ja menetlus algatatakse või mitte. Kõige lihtsam on just nimelt tegeleda selle enesekontrolliga ja siis ka oma vead ise ära parandada. Toon selle kohta ühe näite. Väga lihtne asi. Keegi endine vallavanem
kes siis pärast valimisi istus need esimesed volikogu istungid, kus siis endine vallavanem saab istuda volikogu liikme tooli peal paralleelselt, otsustati tema hüvitise suurust. Naine oli ka volikogu liige, hääletasid mõlemad siis, et hüvitis oleks ikka suurem. Ei saa öelda, et ta ei tunnetanud või ta ei teadnud, et sedasi teha ei tohi, aga seesama inimlik joon saada rohkem, see, kus raha paneb inimesel, ma ei tea, ähmastab meeli, see tegelikult viis selleni, et teadlikult pandi toime rikkumine. Kuidas oleks saanud seda ära hoida? Need on need meetmed võib-olla, mida ise kõige lihtsamatel viisidel saab ära teha. Kui volikogu päevakord pannakse paika, on kõige lihtsam. Seejuures ju volikogu liikmed saavad selle kätte 4 päeva ju enne volikogu istungit koos materjalidega. On ju kõige lihtsam see, et iga inimene mõtleb ise läbi. Kas mõni nendes päevakorrapunktides on selline, mis kuidagi on seotud minu huvidega, pakub mulle huvi, mul on kahetised tunded seda otsust vastu võtta. Et ühelt poolt see roll, mis mul on volikogu liikmena ja avalikes huvides toimimine ja see teine roll, mis võib-olla mul on erahuvidest tulenev, olen seotud kellegiga. Kui sisse viia see, et kas või kui muud moodi ei saa, iga volikogu istungi eel peaksid inimesed, volikogu liikmed ise siis deklareerima, kas mõne päevakorrapunkti suhtes on nendel huvi, mille tõttu nad peaksid ennast kas taandama või kuidagi teistmoodi andma märku sellest, et tema erahuvid võivad olla puudutatud mõnes punktis. Üks kõige lihtsamaid meetodeid. Veel volikogu puudutav näide. Volikogu istungil oli aastavahetuse eelnõu vallavanemale ja volikogu esimehele preemia maksmine. Opositsiooni esindaja spontaanselt leidis, ega ka nemad ülejäänud volikogu liikmed ei ole ju halvasti töötanud. Miks nemad preemiat ei saa? Ja selle spontaanse tegutsemise raames võeti ja parandati seda volikogu otsuse eelnõud. Niimoodi, et kõik volikogu liikmed saaksid 120 eurot preemiat. Kõik, kes te olete kohalikust omavalitsusest, te teate, mis tähendab volikogu liikmetele preemia maksmine, sellist asja, või õigemini te ei tea, sellepärast, et seda ei ole seaduses kirjas, eks ole. Et sellist asja nagu preemia volikogu liikmetele pole olemas. Ebaseaduslikku otsust ei saa vastu võtta. Volikogu sai tegelikult sellest üsna ruttu ise aru, aga sellest pidi kirjutama kohalik leht, sellest pidi teatatama Riigikontrollile, Rahandusministeeriumile. Rahandusministeeriumis inimesed töötasid, kirjutasid märgukirja sellele omavalitsusele. Inimesi enne meeldivat jõulupuhkust. Inimesed saivad kõvasti tööd selle asemel, et see volikogu, kes hakkas kahtlema üsna peatselt, tegelikult selle otsuse vastuvõtmise ajalgi hakkas kahtlema. Nemad ise oma viga parandada ei tahtnud. See volikogu otsus võeti vastu niimoodi, et kuigi ettepanek tuli opositsioonilt, siis ka nii-öelda võimu juures olijate poolt ükski volikogu liige vastu ei hääletanud. Mis tähendab siis tegelikult seda, et jah,
Jah, et sellest ma rääkisingi, et hulk inimesi saivad ennem seda tööd teha, enne jõulupuhkust ja ikkagi arutada nende volikogu selle omavalitsuse esindajatega, et kas niimoodi võib käituda või ei või käituda, aga millest ma tegelikult siin tahtsin rääkida. Ma ei tahtnud ju nimetada seda omavalitsust, kellest jutt käib. Et võib-olla on keegi, kes on selle juba ära unustanud, et lumi on ju ära sulanud, eks ole, ja kevad on käes. Ma tahtsin näidata seda, et jutt käis 120 eurost ja sellest, kui mitu riigiasutust sai tööd sellest. Ja, palun. Kas te olete ka Hiiu vallavolikogus? Never know. Tulevikus võib-olla Järva vald ikkagi. Et tegelikult on selle kaasuse juures mitte see korruptsiooni oht on väga oluline, vaid tegelikult see, et kuidas volikogu peetakse, kuidas volikogu kordast kinni hoitakse. Ja ma usun, et kõik volikogu tänast juhid on sellega puutunud, et soovitakse kiiresti võtta vastu otsuseid volikogu ajal ja tegelikult ei ole seda võimekust ega aega, mitte võimekust, aega ei ole õiguslikku analüüsi sinna taha, et kas me võime seda teha või mitte. Ja kui üks kord valitud liikmed ütlevad, nad tahavad nii teha ja täna seda teha, siis väga raske on ka ametkonnal öelda, et kuulge, võtame nüüd maha, me tahame seda õiguslikult analüüsi, kas on võimalik või mitte. Siin on see koht, kus tegelikult volikogud ja volikogu liikmed peavad mõistma suuremat pilti, oma vastutust ja täiel rinnal ka töökordi. Et volikogu ei ole selline jutupidamiskoht, vaid see on otsustamise koht. See ei ole niisugune külakoosolek, see on reeglitele alluv koosolek. Ja see on ka sellest tingitud väga, et ma usun Reili, et sul läks väga lappama see koosolek seal. Ja keegi tahtnud vastanduda. Vallavanemat ei olnud kohal seal. Ja see ei loega, et süsteem peab töötama. Ma usun, et Reili jõuab Hiiu vallaga aasta pärast sinna, kui tema pole kohal, on ka asjad korras. Et ikkagi hea juhi tunnusmärk on see, et ta viib iga päev koha peal, aga ma aitan sind Reili pole hullu. Et point on tegelikult selles, et volikogud ikkagi ei ole külaplats, vaid see on reeglid ja nii kaua otsi reeglisse kinni on ka võimalik ametkonnale eneta selliseid vigu. Mu küsimus on see, et lihtsalt seda näited, ma saan teie põhimõttest väga hästi aru, lihtsalt näidet kommenteerides. Jah. Aitäh. Ja vaadake mismoodi, et me võime rääkida riigihangetest, mis tehakse kuidagi vales menetluses, me võime rääkida suurtest ehitustest, aga inimestel tuleb kirg esile siis, kui on nende enda rahakotiga tegemist, eks ju. Et isegi kui sinna läheb 100 eurot, siis eks ju meil tuleb nagu kirg selle pinnal ja tekib diskussioon. Kas seal konkreetsel Hiiu volikogu, nüüd me võime juba nimetada, kas sellel volikogu istungil oleks olnud kasu sellest, kui volikogul oleks kaasatud õigusasjatundja, kes saaks kohe anda märku volikogu esimehele? Ma usun, et kui see oleks olnud tund aega pausi ja valaselt, kui see on seaduslugeja, siis oleks juhtunud. Kõik tehti kiiruga. Just, et siin on ka slaidi lõpus ka minu mõte, et kuidas selliseid olukordi saaks ära hoida. Ja ma ei pea silmas tegelikult üldsegi mitte sellist juhtumit. Ma mõtlen seda ka päris selliste suurte, keeruliste otsuste tegemise juures, kus oleks vaja selleks, et ebaseaduslikku otsust ei tehtaks, kus oleks vaja seda õigusnõustamist. Ma jõuan muidugi ettekande lõpuks ka oma ettepanekuteni, et need näited tegelikult viivad minu mõtet tahtlikult ja teadlikult ühes suunas, aga seda edaspidi. Ma toon ühe näite veel, mis ma loodan, et seda näidet te ära ei tunne. Et selle esindajaid ei ole siin, ükskõik. Ja ma toon selle mõtlemise jaoks, et kuidas nagu edasi mõelda, kuidas näha suuremat pilti, kuidas ja mitte seda, et me võtame korruptsioonivastase seaduse ja ajame näpuga järge, eks ole, et seal 11. paragrahvis, et mis on keelatud ja siis vaatame 7. paragrahvi, kus on seotud isikud ja nii edasi. Minu kogu jutu mõte on ikkagi see, et ei ole tähtis, mis on kuriteokoosseis ega väärteo koosseis. Tähtis on see, et mis on inimese motiivid. Et isegi see näide, kui kusagil kauges külas ei olegi sul ühtegi traktoriga meest, kes lükkaks tee lahti ja see on sinu sugulane. Ega sellepärast ei saa ju nagu lumi lükkamata jääda, aga motiiv on oluline.
Et kas sa teed seda sellepärast, et sa tahad nii-öelda omadele kätte mängida võimalusi, ebavõrdselt kohelda kedagi või siis ikkagi tegelikult on see hädavajadus ja su motiiv ei ole mitte kuidagi läbipaistmatu või su motiiv on õige, et te kõik saate sellest aru. Siin konkreetselt näited ja ma arvan, et see ei ole, see on võetud ühest ühinemislepingust, ühinemislepingu ja selle juures olevatest dokumentidest, see on konkreetne juhtum. Aga ma arvan, et see haldusreformi käigus läbi tehtud protsessid ka paljudes muudes omavalitsustes olid samasugused. Mis siis tähendab tegelikult seda, et haldusreform ei saanudki nagu teist tulemust anda, mis meil täna on, eks ole, meil on vähem omavalitsusi, võimekus omavalitsustel ja efektiivsus ju pidi kasvama, aga paljudes kohtades ei ole midagi muutunud ja ei olegi sellepärast muutunud, et meil olid need komisjonid, kes valmistasid, mitte igal pool, eks ole, aga paljudes kohtades, kes valmistasid ette ühinemislepingu põhimõttelisi otsuseid, olidki sellised. Ja mitte midagi ei saa nendele inimestele võib-olla ette heita, et nad seisid oma töökohtade säilimise eest, et nad seisid oma sugulaste töökohtade säilimise eest, aga suurt pilti sellises koosseisus sa ei saa näha. Kui me, puudutab teid või? Tegelikult me välistame selle olukorra sellega, kui me kohtleksime hallatavat asutuse juhte ja koolidirektorit samuti nii-öelda nagu ametnikku ja volikogu liiget, et ametnik, kes skandeerib, peab ta otsustama, kas ta jääb volikogu liikmeks või jätkab ametnikuna. No. Samamoodi seaduses väga lihtsalt määratleda KOV-iga seotud äriühingutega, MTÜ-dega, hallatavate asutuste juhid, töötajad peavad otsustama, kui nad kandideerivad volikogu liikmetena, kas nad on volikogu liikmed või on töötajad. Ja selle ja tegelikult väldib see ära, kus see seostus tekib, on ju igapäeva küsimuste osas ja ongi lahendatud. Kui te analüüsite natuke tänaste volikogu liikmed, siis tegelikult väga vähe on koolijuhte, lasteaedade juhte tegelikult volikogudes täna, mis on iseenesest teha. Aga see välistaks selle ära. Siin need kõik ei olnudki volikogu liikmed, olid ka lihtsalt asutuste juhid, kes ei olnud volikogu liikmed, aga see on nüüd pikem diskussioon ja seda on ju arutatud veel sellest ajast, kui kohalike omavalitsuste valdkond ei olnud Rahandusministeeriumi all, vaid oli Siseministeeriumi all. Ja isegi nüüd, kui omavalitsused on väga palju suuremad, ikkagi tekib see dilemma, et kui me keelaksime ära olla paralleelselt hallatava asutuse juht ja volikogu liige, siis paljudel juhtudel need volikogud tegelikult ei tuleks nendest kogukonna liidritest, eks ole ju. Aga see on pikem diskussioon, et ma tahan jõuda oma ettepanekuga ikkagi aja sees veel. Mu küsimus on, kes vastutab? Kes vastutab, kui sisekontrollisüsteem on nõrk, kui sisekontrollisüsteemi mõistet, tema arusaama, tema vajadusest, kuidas seda üles ehitada, kui seda ei ole omavalitsuses? Kes selle eest vastutab? Kelle otsa me vaatame? Ei vaatagi vallavanema otsa. See on volikogu ülesanne ja täna kõik volikogu liikmed, kes siin on, ja kes ei ole, andke oma volikogudele edasi. See küsimus on volikogudele, kes ei tegele selle sisekontrollisüsteemi ehitamisega, kes vaatavad valitsusele otsa, kes koostavad eelarveid. Raha ei ole, eks ole, aga raha ei ole ju kunagi lõputult, et see on prioriteetide seadmise küsimus. Kas sa kulutad neid ressursse selle jaoks, et sa saaksid valitseda nii, nagu sul toodatakse, see sama läbipaistvuse küsimus. Seal härra tahab juba palub 2 kätt koos, eks ole. Soovite kommenteerida? No ikka, mina juhisin koosolekut, et juhib see, kelle käes on mikrofon. Ma hästi kiiresti siis lihtsalt nagu, aga kui see on siis siuke jagatud vastutus, siis kui kõiki neid otsuseid saab põhjendada, et meil ei olnud aega konsulteerida või me lihtsalt nagu kogemata tegime, et see näiteks see 20 euro juhtum, ma saan aru, et ei olnud tõesti nagu siukene meeletu kurioosum, on ju, aga aga ma saan aru, et siiski on siukesest keskmisest Eesti korruptsiooni juhtumist siuke 5 korda suurem, on ju, et enne kui PPA esindaja ütles, et see 25 euro teema on muidu siukene asi, on ju, et siis kuidas siis sellega tegeleda, et kas me peaks ühtepidi kõikide nende kohta tegema Facebooki postituse, on ju, et näete,
näete, siin on kõik need valla inimesed, kes seal tegelesid, nüüd nemad võtsid 120 €, kirjutasid endale välja või kas nad peaksid nagu saama rahalisi karistusi või mis nad siis saavad? Mis nad peaksid tegema või? Ei, mida nendega peaks tegema, mis karistus peaks nendele osutuma? Kas annate andeks ja valite uuesti või vali? See on nende vastutus, eks ole. Aga Riigikontroll selles osas ei tee midagi. no ma tegelikult alustasin oma juttu sellest, et mulle tundub, et mul ei ole midagi uut rääkida, sellepärast et üle 10 aasta oleme teinud nii korruptsiooniauditeid, neid esitlenud, mitu tiiru Eestile peale teinud ja alati kuulatakse hästi huviga, aga need samad näited, mis ma teile tõin, on viimaste kuude näited ja noh, siis on küsimus, eks ole, et kas me oleme läbi kukkunud või mitte. Aga mis aitaks? Kui see on volikogu vastutus, siis mida ma näen, mis aitaks? Tunnistan, et kordan ennast. Juba eelmises kehtinud korruptsioonivastases strateegias oli Justiitsministeeriumil kenasti kirjas see, et siseaudit peaks kohalikes omavalitsustes olema kohustuslik. Selles kehtivas korruptsioonivastases strateegias nii otsesõnu seda öeldud ei ole. See oli ka natuke sellest, et see praegu kehtiv strateegia koostati siis, kui omavalitsusi oli veel üle 200. Ja sellisel juhul tõesti see võib-olla ei ole mõistlik. Aga ma ei näe mitte mingisugust muud võimalust. Ei läbi sisekontrolöride, ei läbi revidentide, ei läbi eriti veel nüüd juba suuremates omavalitsustes, kuna mastaapprotsessid, asutused, ka inimesi on nii palju rohkem, siis see, kes kaardistaks need riskid, see, kes juhi tähelepanu nendele riskidele ja oskaks professionaalselt kogu protsessi läbi viia õigeid kontrollimisi läbi, oskaks läbi oma kutsetegevuse tagada nende auditite kvaliteedi ja nende tulemuste viimise just volikoguni, kes saab otsustada, mida ette võtta, siis see on siseaudiitor. Jah, ma tean, mis kõik see ka siseaudiitorid võib-olla mulle ütlevad selle peale. Meil ei ole inimesi, eks ju, aga tegelikult on see nii. Kui on nõudlus, siis tuleb ka pakkumine, eks? Et kui ma räägin ära ka selle ohu, et mis on ohuks siis, kui seda ülesannet täidab keegi teine. Ma esimese asjana isegi ei nimeta seda, et ta teeks oma tööd kuidagi ebaprofessionaalselt. Kindlasti on sisekontrolöride, spetsialistide, kontrolli või järelevalve ametnikena väga tublid inimesed tööl. Aga ma toon esile selle aspekti, mis puudutab avalikkuse usaldust. Kui kohalikus omavalitsuses tegutseb siseaudiitor, siis juba avalikkus saab signaali, et see on inimene, kes on oma kutsetegevuse paneb oma pea panti, et ta teeb oma tööd teatud metoodika, teatud reeglite järgi, ta on sõltumatu, ta teab, mismoodi avalikustada neid tulemusi, ta teab, mismoodi riske hinnatakse, ta oskab ka öelda, kas need meetmed, mis on valitud riskide maandamiseks, kas nad võiksid töötada või mitte. Et see on juba usaldus selle kohaliku omavalitsuse elanike jaoks oma kohaliku võimu vastu, et see töö tulemus on teistmoodi. Et Eestis ei ole tegelikult, võib-olla me ühte omavalitsust saame nimetada, kus siseaudit toimiks selliste reeglite kohaselt, kus me näeme, et see usaldus võiks olla igatepidi, et ka nendes omavalitsustes, kus meil on ka siseaudiitori ametikoht loodud, nende sõltumatus või muu ülesehituse küsimus, tegelikult seda täit usaldust ei tekita, aga ma arvan, et siseaudiitorite ühingul on väga suur roll ja töö seda edendada. Vot sellise innustava sõnavõtuga ma tahtsingi täna esineda. Ma selle innustava
sõnavõtu lõpetuse kohta muidugi saangi ainult nõustuda. Mis puudutab siseauditorite ja sisekontrolöride tööd. Ja ka seda, et tegelikult see põhiasi, miks siseauditoreid ei ole, on ühtpidi see, et neid ei võeta, ehk ei ole seda vajaduse poolt, aga teistpidi ongi see ka pakkumise pool, et neid sertifitseeritud siseauditoreid, kes saaks seda seaduse kontekstis ka reaalselt täita, neid ei ole tõepoolest võtta, eriti väljaspool Tallinna. Ma seda saan öelda, kui siseauditorite kutsekomisjoni liige vähemasti antud hetkel. Aga meil on ajaga praegu nii kitsas käes, et ma annaks ühe küsimuse kellelegi, kes ei ole veel küsinud. Ma annaks kellegi, kas on veel kedagi? Ma andsin pakkuse väga ausalt välja. Oli kellegi või? No siis annan teile. Küsige kahe peal üks. Ma tahan kõigepealt avaldada tunnustust Hiiumaa volikogule, kes oma vea ära parandas. Mitte igal pool seda ei tehta, näiteks Viimsi volikogu ei saa sellega hakkama. Aga ma tahtsin öelda selle sisekontrolöri kohta ikkagi niisugust asja, et sisekontrolör võtab tööle vallavalitsus. Volikogu nõusolekul, aga me tegelikult räägime sellest, et sisekontrolöri võib tööle võtta, kes iganes parajasti, mismoodi see korraldus seal on. Vot siin ongi vahe. Siseaudiitor on reguleeritud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, tema tööle võtmine ja kõik need temaga seotud tööprotsessid. Sisekontrolör võib olla ühes kohas üks tööülesanne ja teises kohas teine. See on see vahe. Kas siseaudiitor on siis väljapoolt või? Me vajame veel ühte teabepäeva siseaudiitorite ühing. Ei, ma tahan lihtsalt seda öelda, et mu meelest te olete väga suur idealist, kui te arvate, et see sisekontrolör midagi muudab, tähendab. See on ikkagi vallavalitsuse poolt tööle võetud, vallavalitsuse palgal. Ja tegelikult ja kui vallavalitsusel on tugev koalitsioon taga, siis ei muuda mitte midagi. Sellepärast tulebki tegeleda siseaudiitori kutsetegevusega ja kutsetegevus tagab sõltumatuse, aga me ei jõua siin jutustada nii palju, kui sellest oleks rääkida, eks ole? Jah, tõepoolest, ma nüüd jälle kasutan seda mikrofoni õigust, ütlen, et sellele küsimusele vastuseks see vahe sisekontrolöri ja siseaudiitoril ongi täpselt see, mis on Airi Mikli slaidi peal kirjas. See on see sõltumatu positsioon. Sisekontrolör tõepoolest on täpselt see, kes võetakse, kellena võetakse, mis tema ülesande antakse ja tööle võtjaks ongi valdavalt vallavalitsus, linnapea, vallavanem ja see ongi loomulik, et tehakse vastavalt sellele, mida temalt täpselt oodatakse. Ta ei allu ühelegi standardile, ühelegi nõudele, tal ei ole pea olema sertifikaati, ta pea lähtuma metoodikast. See ongi see vahe. Ja see ei tähenda, et seal ei ole seda kvaliteeti, aga kõrvaltvaatajal see välise usalduse küsimus kindlasti jääb. Kas me saame olla kindlad, et ta on tõepoolest objektiivne, sõltumatu, nii nagu peab olema siseaudiitor. Et siseaudiitori puhul on see eetikakoodeks, millest ta peab 4 lähtuma. Et ka mina olen olnud ühes väiksemas linnas siseaudiitor ja tõepoolest oli see võimalik teha koostööd niimoodi, et ei teki sellist rebimust volikogu ja revisjonikomisjoni teiselt poolt linnavalitsuse vahel. Et linna peal suudab küll tegelikult, saab aru, et siin on üks sõltumatu osapool, kes saab täita mingi teist rolli, aga sõltub hästi palju ka isiksusest, aga see standard ja sertifikaat mingil moel aitab seda positsiooni hoida. Aga kui seda positsiooni ei ole või sellist turvist, siis paratamatult see üks inimene jääb mingitel hetkedel väga keerulisse olukorda. Ja ta võib mõjutada ja nii edasi, et või olla mõjutatud, et see on paratamatu, jah. Aga jah, siin on nii palju neid teemasid, mis seda puudutavad, et see üldse saaks võimalik olla, aga siseaudiitor kindlasti on tulemuslikum kui sisekontrolör. Ja, aga sellest võib pikemalt rääkida, selleks on ma eraldi teabepäeva. Airi Mikli viitab teabepäevale, mis me eelmiste, mitte nüüd viimaste, vaid eelmiste volikogu valimiste järgselt tegime revisjonikomisjonidega, me rääkisime terve päeva sellest. Nii, aga lähme edasi, me nüüd tegelikult, jah, aitäh Airi Miklile.